Mhm. Et see video jääb siis järelvaatamiseks minu Youtube'i sinna kanalile avalikult, sest kui me nüüd kambakesti teeme selle väljakutse, siis see jääb siis järelostmiseks ka kuni järgmise aastani. Äkki ma teen uue väljakutse, et siis nii kaua saavad siis inimesed iseseisvalt seda läbida. Ja kui on nähtavuse teema, et siis sa tead, et see jääb teistele nähtavaks. Ja üksinda siin rääkides on alati selline kõhe tunne. Nii et kui sul on julgust, siis ikka räägi slaidide vahel. Ma olen harjutanud ennast ikka slaidide vahel küsima, et võid häälega küsida või siis kirjutada siia Messengeri küsimused, et ma vaatan slaidide vahel siis teid siis küsin või saate öelda mulle, mis mõtted teil on. Aga nüüd siis kell on 7:05, ma alustan siis. Ma panen slaidi seanssi kohe ja oi, see läks valesti. Ja eks ma lasen siis sisse, kes tuleb veel. Mhm. Nii, kas nüüd on kenasti kõike näha? Ma loodan, et on. Nüüd ma jälle ei näe seda, et kui keegi vahepeal sisse tuleb. Nii ma proovin panna endale. Jah, aitäh, Heidi. Jah, on kõik näha. Et see on minu eelmise aasta väljakutse, kui ma tegin oma sõprade keskel, harjutasin oma nähtavust. Et selle eelmise aasta väljakutse pealkiri oli Minu piirid. Et kangesti tahtsin vaadata, et proovida oma järjepidevust harjutada, oma nähtavust harjutada ja siis näha, kus ma siis sõidan oma piiridest üle igapäevaselt. Ja sellest sai siis alguse ja kutsusin siis oma sõbrad kaasa. 3 tükki vist või 4 tükki vist liitusid või tähendab, noh, käisid minuga kaasas ja üks siis tegi hästi aktiivselt kaasa ja, ja teised ei teinud eriti, et teistelt ma pole mingit tagasisidet saanud ega midagi, aga siis üks sõbranna mul tegi kaasa ja tal ka ikkagi läks väga-väga palju paremaks see, et ta õppis ennast palju paremini valima, et tal on väga palju seda ärevust elus terve elu olnud ja siis just seda, et ta kuulab teisi rohkem kui ennast. Ja siis ta õppis selle ära, et ikkagi tema see mõte jääb alles, et ta ei otsusta ringi, kui teine tuleb, ütleb, et kuule, ei tee ikka nii on ju. Et teda aitas see ka. Aga ja tänasele videole ma tegin siis esimest korda ennast tutvustava slaidi ka. Mina ei armasta ennast tutvustada, aga täna ma vaikselt tegin sellise asja. Et minu tutvustamine oli siis alati üks lause, ma olen õmbleja, sinna taha mahtus kogu mu elu ära. Et praegu ma enam sellega ei lepi, sest inimesena me oleme ikka palju rohkem kui meie eriala, tunduvalt rohkem on ju. Et ma olen siis 30 aastat õmblejana töötanud ja 17 aastat sellest ettevõtjana. Et selline iseseisvus on sealt tulnud. Ja mul on 2 last. Esimene laps on mul siis 20 ja kui tema sündis, siis ma sain aru, et
et ei ole ok, on ju olla täpselt samasugune lapsevanem kui mu vanemad. Mina olen väga suuresti viha sees kasvanud, viha ja vägivalla ja hirmu sees siis kasvanud. Ja minust hakkas see siis kõik välja tulema ja ma ei soovinud olla oma lastele selline ema. Ja sellepärast ma siis hakkasin otsima sealt 20 aastat tagasi. Aga nüüd ma hüppan kohe praegusesse aega, sest muidu ma jäängi selle slaidi juurde. Ja ma leidsin 3 aastat tagasi siis alateadvuse terapeudi ja, ja tänu temale ma siis sain nagu vabaks sellest elu raskusest või sellest tundest, et noh, ma nagu ei taha eriti siin olla, et sealt hakkas mul algus. See on siis umbes 3 aastat tagasi. Ja, ja ma olen siis selle abil jõudnud mõtete muutmiseni ja nüüd siis isegi eneseabitehnikate loomiseni. Kõik käib nagu läbi minu ja kui ma tegin temaga selle pikaajalise teraapia, mis tal mulle kõik pakkuda oli, siis ma sain aru, et see on nagu nii minu teema, et pool aastat peale seda teraapiat ta kuulutas välja, et ta teeb oma nendest teraapiatöödest teeb kursuse ja ma läksin seda õppima. Ja siis aasta hiljem, eelmine aasta ta sai isegi õpetajaks ja ma läksin siis ka traumatehnikat tema juurde õppima. Ja, ja ma just üleeile tegin seda traumatehnikat endale, sest ma vabastan siis suguvõsa mustreid. Ema suguvõsast on mu pärit meeletu hirm. See on 3 põlve tagasi Siberist tulnud. Ja isa suguvõsast on mul pärit meeletu viha, mis on ka 3 põlve tagasi tulnud, rohkem tagasi ma väga palju ei tea. Ja sealt ma tean seda, et vanaisa pandi nagu naisele nii, et oli ära otsustatud abielu. Tegelikult ei olnud üldse seda armastust siis. Ja ma tean seda, et mu vanaema ei olnud üldse lastekasvataja. Et lapsed kasvasid minu enda vanaema, siis nende esimene tütar kasvas vanavanemate juures ja teine tütar oli üks kaksikutest suri ära ja siis jäeti see teine tütar nagu orjaks koju, et jah, ma üldse ei imesta, et mees siis vihane oli. Aga ma vabastasin üleeile siis seda hirmu viha ees. Et mulle väga meeldib see traumavabastustöö. Teine naine, kes minuga käis koolis plasti õppimas, tegi mulle seda, et seda ise teha ei saa. Ja mul on see vabastamise töö niisugune, et ma ise juba sinna, et sa lähed nagu sinna juurpõhjusesse ja ma läksin oma lapsepõlve. Ma olin seal 4–6-aastane ja nägin oma isa ja tajusin, et mu isa nagu häbeneb minu vasakpoolset halvatust ja seda, et ühiskond peab halvatusega füüsilise puudega inimesi siis uhuudeks, lollideks on ju. Ja minu isa oli hästi-hästi uhke mees ja ma ei ole seda varem oma traumatöödes tähele pannud ja kohanud. Ma tean, et ta ei tahtnud, et ma tütar olen, ta oli selles väga pettunud, aga et ta häbenes siis minu puuet ja veel seda ka, et et mine tea, et äkki ma olengi uhuu, et see oli nagu selline koht eile vabastamiseks. Aga kuidagi see traumatöö oli teistsugune, sellepärast et ma nägin ka ühte rõõmuhetke. Ma nägin sellist hetke, kus ma olin väga ideeline. Mul oli nagu selline
ma olin väga elav just siis, kui mul tuli mingi uus mõte ja ma tahtsin seda jagada, täpselt nagu praegu. praegu ma tahan oma seda väljakutset jagada, sest ma tean, et see muutis nagu minu elu väga palju, ma sain nagu edasi liikuda, ma sain oma mingisugustest piiridest sain ülespoole ja, ja ma nagu nägin, et minu sees oli see lapsena olemas, täitsa lõpp. Ma olin, minusse tuli selline õnn ja rõõm, sest ma sain aru, et meie sees ongi lapsena see oskus olemas, mida me siia ellu tooma tuleme, on ju, et see on äge. Et ma siis tegin seda et isa siis mind aktsepteeriks ja seda tööd. Ja peale traumatööd ma nagu sain taipamise ka, et see on ka see koht, sinna alla läheb autoriteet ja meestel on õigus ja sellised asjad kõik lähevad selle alla, on ju, et sina ära räägi, on ju, laps räägib siis, kui kana pissib, on ju, et ma pidin hästi palju seda alla suruma, mis ma öelda tahtsin, sest mind ei kuulatud, ma olin ju loll tüdruk, on ju, et ja see on nagu kõik see nähtavuse probleem ja kuidas ma siis ennast jagan ja see on mul üle aasta aja siin olnud kogu aeg pinna peal. ja, ja ma sain nagu aru sellest, et inimesed, kes on keskendunud probleemidele, me tegeleme nüüd siin selle väljakutsega ka, et probleemid on meil, siis nemad ei taha teada sinu ideedest ja sinu mõtetest, et sul on mingi uus mõte, mitte midagi. Et sa oled targutaja. Ma olen nagu terve nooruspõlve praktiliselt pool elu kuulnud, et ma olen ära targuta. Et selliste inimestele, kes pühenduvad nagu oma elu siis probleemidele, tal ei ole aega, tal on vaja keskenduda siis oma jamadele, et siis sina, kes sa oled ideeline, sa oled targutaja, et ma loodan, et mõni kuulaja äkki tunneb ennast ka ära, on ju. Et lapsena siis ma sain sellise sõnumi ja ma jäingi vait. Ma hakkasingi teisi kuulama ja ma hakkasingi arvama, et minu siis mõtted ja ideed ei ole mitte miski. Ja siiamaani see vabastus käib. Nüüd see ja ma ei ole üle aasta aja olnud haige ja ma jäin peale seda traumavabastust, jäin nüüd hästi ägedasse nohusse. Mul oli eile meeletu peavalu ja nüüd natuke köha tuleb ka, sest see südame, kui meile keelatakse siis rääkida seda, mis tegelikult meil südamest tuleb, siis läheb südametsakra kokku ja, ja läheb see kõritsakra ka kokku, sest meil ei lubata seda teha, et see kõik paraneb praegu. Selline sügav vabastus oli. Nii, et mulle väga meeldib selle alateadvuse tehnikatega tegeleda, tööd teha ja seesama väljakutse ja kõik need väljakutse osad, siin ei ole ainult väljakutse, on siis ka meie alateadvuse töö, meie mõtete muutmise töö, sellepärast ma tõin selle loo ka praegu siia sisse. Ja täpselt samal ajal, kui ma oma terapeudi leidsin, hakkasin ma uurima oma seda ülitundlikkust. Miks ma olen nii ülitundlik ja mulle soovitati meie Eesti sigatüüka kooli. Ma alles kuulsin, et see kool ta on üle 30 aasta meil olnud intuitiivteaduste kool. Siis meie siis sensitiivid ja sellised väga erilised inimesed, väga siis väekad inimesed õpetavad seal. Ja see oli nagu minu jaoks ka nagu täppiil, et ma sattusin õigel ajal õigesse kohta ja mul hakkasid ma sain aru, et ma olen lihtsalt nagu energiate tundlik, ma tajun teiste inimeste energiaid. Ja kuna mu lapsed on ka väga tundlikud, siis oma 14-aastasele tütrele ma alles õpetasin sellise lause ja
see on mu lemmiklause praegu, et inimene võib valetada, aga energia ei valeta iialgi. et ikkagi tuleb usaldada ennast, mitte seda, mis sealt suust välja tuleb. jah, et see on ka elukestev õpe. praeguseks on mul see kool lõpetatud, teen reikit, on ju, ja siis arendan oma tajumisvõimet ja ma käin jätkukursustel siis bioenergeetiku juures, Rita Värniku juures, kes noh, kellel on lapsest saadik, ta ei ole kuskil minu teada õppinud, aga lapsest saadik tema on näinud siis meie keha meridiaane, kus siis meie energiad jooksevad ja punkte ja kõik. ja tema juures ma käin juba 3. hooaega õppimas siis meie sisemisi reserve kasutama, et see siis aitab seda selgelt tajuda. see on ka elukestev õpe, see on nii põnev. ja oih, nüüd ma läksin järgmise peale ja lõpus on siis selline naljakas lause. ma avastasin eelmise aasta lõpus sellise asja, et ma oskan vaata kõrvalt ennast vaadata, ma olen seda varem ka nagu kuidagi tunnetanud, aga ma ei osanud seda kuidagi selgitada endale. et ma vaatan oma füüsilist osa kõrvalt. ma vaatan oma emotsioone kõrvalt, ma vaatan kõike, mis selles füüsilises osas on. meie keha emotsioonid on ju meie 15% mõtlev aju, see on teadlased kindlaks teinud. ja kui me vaatame oma süsteeme, siis tõesti mõtleb ainult 15%. et siis meie ego on ju, see mina-pilt on ju, ma olen õmbleja ainult, on ju. mis meil veel siin füüsilises on siis? ja siis ma hakkasin sellega tööd tegema, alati kui mulle tuleb mingi uus taju, siis ma hakkan sellega tööle. ja ma võtsin nagu nii, et ma tahtsin ju sellest õmblemisest vabaks saada, ma olin sellest nii väsinud, tõesti olin väsinud, onju. ja mõtlesin, et kui ma nüüd ei ütle enam seda lauset, et ma olen õmbleja, kes ma siis olen? ja siis ma tegin veel sellise nalja, et mõtlesin, et mul ei ole ühtegi dokumenti ka, ühtegi tunnistust. ma ütlesin, et mul on siin traumatöö, on ju, õppisin traumatööd, mitte ühtegi ei ole, koorisin nagu kõik kihid endalt maha, et kes ma siis olen. see on jube hea identiteediharjutus ja siis sa näed sellega, kui palju sa endale väärt oled ja kui palju sa endale väärt oled, seda sa oled ka teistele väärt, on ju. et sellega ma jõudsingi selleni, et ma olen vaimne olend, kes on valinud endale just selle füüsilise vormi, on ju, just need füüsilised kogemused, mille abil siis kogeda, õppida ja seeläbi transformeerida. ja millegipärast mulle tuli siia video tegemisse selline mõte, kuna alateadvus töötab meil kujunditega ja me õpime, siis noh, meil tuleb nagu sügavamalt see õppimine ka läbi kujundite ja piltide, siis ma teen praegu kujundina, et meie füüsiline osa, no mina olin küll selline pisike kuubik, niimoodi siia kätte mahub ära, on ju. pisike pihusuurune kuubik ja minul oli siin jube kitsas. ja ma ei saanud terve elu lapsest saadik aru, mul oli kodus jube vägivald, isa peksis meeletult ema. ma juba lapsena küsisin, ega ma inimestelt ei saanud sellist asja küsida, kes mulle vastas. aga ma küsisin sellist asja, et miks ma siin olema pean? miks ma pean siin olema, ma tahtsin kogu aeg ära siit. ma tean, et väga palju aastaid oli minu lemmikkoht pilve peal istumine. ja siis, kui ma hakkasin 20 aastat tagasi eneseabi või seda abi otsima, siis arst ehmatas selle jutu peale ära. noh, depressiivne ju mõtle, läheb, tapab ennast ära. minu jaoks ei ole see nagu üldse selline mõte, on ju. siis ta ütles, et mõtle mingi maine koht on. siis ma ikka läks kaua aega, okei, tulen siis maa peale tagasi. aga see füüsiline osa on selline kast. ja nüüd, kui ma selle alateadvusega töö tegin ära ja taipasin, et siin on ikka midagi enamat ka,
siis meie ümber on see vaimne osa, noh, see on piiritu. minu käed on väga väiksed tunnetamiseks ja, ja meil on nagu võimalus alati arendada ja avardada oma meeli. tänapäeval öeldakse selle kohta vist see teadlikkust suurendada. et ükskõik, kus kohas sina oma eluga oled, kas sa oled selles kuubikus, paljudel meeldib selles ilusas kuubikus elada, minule pole meeldinud, mina sain elu mõtte alles siis, kui ma nagu sain ühenduse selle vaimse osaga, on ju. või sa oled juba ka, mõtled nagu selle vaimse arukusega, liidad neid kokku, on ju. koostöö peab olema vaimsel osal ja sinu füüsilisel osal. kui on koostöö, siis sul on palju avaram elu kui ainult siin füüsiliselt, et ükskõik, kus tasemel sa omadega oled, see väljakutse siis jälle saab sind avardada. nii, nüüd sai minu tutvustus läbi. jube pikk, vabandust. et lähme siis edasi. ja et ma pean jooma. Läheb see köha üle. kas tahate midagi küsida või jagada või rääkida? tahtsin küsida selle sigatüüka kooli kohta, kas see on mingi Võluhald ja kooli nime all või kus ei kohas ole, see see asub on üldse? intuitiivteaduste kool. Aa, no, ma peaks tegelikult, ma võin panna siia chati ka. see tundus hästi põnev. Mhm. sa kunagi tegelikult mainisid sellest, aga mul läks see mööda, et mis selle kooli nimi oli, et väga hea, et sa uuesti seda mainisid. ja, ja seal on juba vanad õpetajad. nii, ma panen siia selle ka. ja tundub, et kedagi ei tule, ma panen selle kinni ja siis ma võtan siit hoopis chati enda jaoks lahti, siis ma näen, kui on kirjutamine. ja see on hästi huvitav kool, aga ma panin tähele, et ega kõigil ei ole nagu sellist, nagu minu areng oli nagu jube järsku, ma sinna kooli läksin, aga ma tean ka, miks. ma võtsin nagu mitu asja korraga, see alateadvuse töö ja see läksid mul nagu paralleelselt. ja millegipärast, kui ma paralleelselt neid asju õpin, siis nagu see on nagu püssikuul lähed nagu edasi, see muutumine toimub. aga teistel ei tundunud nii suured muutumised. nii, vaatame siis, mis ma siin edasi räägin. nüüd on siis see esimene väljakutse osa, kus me hakkame, kus sa saad nüüd vaadata, et kas sina tahad siia väljakutsesse tulla või see on nagu sinu selline või sul ei olegi vaja siia väljakutsesse tulla, sa ei ületa kunagi oma piire, on ju, sa ei sõida kunagi endast üle, sa ei lase endast üle sõita. no minu arvamus on selline, et füüsilises elus ei ole siis vaja elada, sest meil on kogu aeg vaja ennast korrigeerida siin ja parandada, see ongi õppimise koht. liiatigi sellepärast, et meie aju mõtleb nii väikesemahuliselt, et meil ongi siin vaja õppida ja areneda. aga vaatame siis, ma panin siia mõned punktid, kus me kõige rohkem sõidame endast üle. eriti naised, mina oskan nagu seda naistele kõige rohkem ette tuua, et ma ei tea, jah, kas ma meestele jõuan kohale või mehed saavad minu õpetustest midagi, aga kindlasti ma suudan oma energiat nagu edastada paremini naistele, sest selles elus ma olen naine. ja need naise kogemused on väga võimsad. ja et tublidus kodus, tööl, sõpradega. ja üks asi on see ka jah, et kui sul ei ole hobisid, et mul on olnud inimesi, kellel ei ole hobisid ja ma olen mõelnud, et issand, kuidas nad suudavad üldse elada, et siis peaks üldse elus ju ära minema, kui hobisid ei ole. aga mis see tublidus siis on, et ma toon selliseid äärmuslikke variante, et võib-olla noh, sina kuulaja oled, on ju seal vahepeal kuskil, mina olen ka vahepeal, on ju. näiteks tööl.
tööl oled, siis hakkad juba töölt koju minema, pakid asjad kokku, tead, et sul on täna teatrietendus. ennem oleks vaja seal süüa teha, on ju, tahaks natuke puhata ka. ülemus tuleb, viskab sulle pataka tööd laua peale ja sina hakkad seda tegema ja sa ei suuda öelda talle, et kuule, et ma ei saa seda teha. Ja sa teed selle ära. See on nagu kapitaalne endast ülesõitmine, on ju. et kui sa ei julge ei öelda. Noh, kodus on kõige tüüpilisem ja see kõige äärmuslikum variant on see, et kui sinu kodus mitte keegi teine ei tea, kuidas kodumasinad töötavad, kus on potid-pannid, kus on nõud. kui lapsed käivad sult küsimas, kus ta trussad on näiteks või sokid on ju, et siis on nagu päris kehva olukord. mul siin mingi kärbes on pehmid kätega. et ja pere suhtes on kõige paremini nagu mul sulle öelda, et kui sina siis teenindad oma peret, siis sa õpetad seda orjameelsust või seda teenindamist ka oma lastele. kas sa tahad, et sinu lapsed oleksid samasugused, et nad ei suuda ei öelda? ja kui su ümber on ka ükskõik täiskasvanud inimesed, siis kui sina ei vali oma piire iseennast, siis need inimesed, kes su ümber elavad ja on tihti, siis sa ei lase neil ka areneda. et see eneseareng ei ole kunagi ainult eneseareng. sa arendad nagu kõiki enda ümber. kes seda välja ei kannata, siis tegelikult tema peab minema oma teed, sellepärast et need inimesed, kes sinust traktoriga üle sõidavad, need ei ole lihtsalt sinu inimesed. me ise tõmbame nad ligi selleks, et me oleme valinud selle, et õppida ei ütlema. ja noh, see esimene punkt on ka näiteks sõpradega, kui sa juba ühes kohas ei suuda ei öelda, kui sa juba ühes oma elu teemas ei suuda siis valida ennast, siis näiteks sõber tuleb sulle külla, jääb poole ööni, tegelikult sa oled surmväsinud. ütle talle, kuule, hakka astuma, ma tahan magama minna, räägime järgmine kord edasi. ei, sa rahulikult kuulad. või siis kestab telefonikõne 1,5 tundi, sul on juba ammu vaja midagi muud teha, aga sa vaikselt kuulad, on ju. et need on nii tüüpilised. mina praegu näen sellist asja enda elus, et ja kui ma siin mõne inimesega töötan, siis hästi palju sõidutatakse oma suuri lapsi, ma ise sõidutan ka. pime on ju kunstikooli tagasi, et see on ka see koht, kui sa teed seda hommikul kell 7 ja sa oled ise selline inimene, kes vajad und, sa vajad und selleks, et olla päeval värske. aga sa oled juba 18 aastat oma lapsele hommikul võipud teinud ja ta kooli viinud ja sa teed seda edasi, et siis see on ikka ka räige endast ülesõitmine. et laps vajab seda iseseisvust, laps vajab seda julgust seal ise väljas hakkama saada, et luba siis seda talle. kui sa lubad endale magada, siis sa lubad lapsel endaga hakkama saada, et jah. teine punkt on siis minu praegune kõige keerulisem punkt, millega ma tahan selles väljakutses just tegeleda. õpitud abitus. mis see siis on, et sa ei küsi abi, sa ei küsi inimestelt abi. mul tuli see suvel hästi välja. ma teen ju kõiki uusi asju see aasta. ma ei ma ei taha vanasse minna, aga mul on nagu tehniliste teemadega nagu räige probleem, ma ei saa aru, kuidas need siin arvutis käivad. ja ma panin oma pea liiva alla, mõtlesin, et nagu Diana Lind ja mõtlesin, et et küll see mööda läheb, et äkki ma ikka hakkan oskama. tegelikult nagu läks, ma lihtsalt peatasin enda nagu selle edenemise, on ju.
et neid kirju postitada kambale, et ma ei tea, sinna mingisuguseid asju teha, on ju, ma ei oska neid automaatikat. et, et see on see, et me ei oska siis minna ja abi küsida, kui meil vaja seda abi on. Ja see on lapsepõlvest tulnud, kui meiega siis ei ole arvestatud, et vaata ise, kuidas sa hakkama saad, et emotsionaalselt on see kõige parem näide. Kui sul on mingi mure või midagi, siis sa ei julge seda väljendada. meie ühiskonnas on ju need tunded on kõik nagu hästi ära peidetud, need on salajased ja siis juhtuvadki sellised asjad, et inimene ennem tapab ennast ära, kui läheb abi küsima, et see on nagu hästi tüüpiline näide meie ühiskonnas. Ja teine asi ka, mina paneksin siia see muutuste hirm, et kui ma hakkan muutusi tegema, näiteks hakkan siin uut asja tegema, siis ma otsin endale asendustegevust, et alateadvus ei taha seda muutust eriti, mõtleb, et oh, et äkki ikkagi me lükkame selle asja edasi, läheb kööki nõusid pesema, et seda ma oskan, see on vana tuttav, see on nii turvaline. või lähen koristan toa ära, on ju, tegelikult mul on juba plaanid paigas, mis ma siin tegema pean, on ju, kirjutama postituse, postitama. mul on nagu ideed kõik olemas, ma lükkan selle edasi. et see on ka endast ülesvõitmine. kõikide nende tegevustega, mis siin selle peal on, need on siis toovad meie hinge rahulolematust. ja kui sa oma siis selle hingega ei ole oled seda väga palju alla surunud, siis sa ei tunne enam rahulolematust, siis sa tuled tuimust, väsimust, tüdimust, apaatsust. okei, ma teen ära, kuigi ma ei suuda, on ju. noh, juba see, et sa oled väga palju, väga hullusti väsinud, näitab seda, et tegelikult sa ei vali iseennast igapäevaselt. ja emotsionaalsed need reageerimised, need on siis ka väga suured sellised meie energialekke kohad. ja just need hirmud ja kõik sellised asjad, et nendega on vaja tegeleda selleks, et sa saaksid oma elus näha seda edasiminekut. kõik hirmud, mis meil on, pidurdavad meid ja, ja see ei tähenda seda, et sa ei tohi üldse mitte midagi tunda, aga näiteks vihareaktsioon kestab meie sees, normaalne vihareaktsioon 2,5 minutit. aga kui me oleme ikkagi oma mehe peale 2 nädalat vihased või 2 kuud vihased, siis ei ole see enam okei. et siis see on nagu enesehävitamine, et tegelikult emotsioonid ei ole see, et tema on süüdi, vaid emotsioonid on see, et sinu sees on mingi lahendamata teema. et see on jällegi see vasaku parema aju koostöö. ühes ajupooles on meil siis lahendamata teemad, me läheme errorisse, on ju. või me hakkame kedagi teenima, on ju, kõik need asjad on need lahendamata teemad, me oleme lapsena mingi käitumise ära õppinud. või solvumise, on ju, solvumise all on kõige suuremad, need valusamad tunded on häbi ja süütunne. et see näitab, et sul on see emotsionaalsusega, sa sõidad endast väga-väga üle, kui sa solvud. aga kui sa saad juba sellest solvumisest vabaks. ma tean, mul sõbranna ütleb kogu aeg, issand, kui hea, et ma ei solvu, nii äge. inimesed teevad ju nalja, vanasti ma iga asja peale solvusin. see on ikka meeletu vabanemine, kui sellistest asjadest hakkad vabanema. et see on enda piinamine jah, kui me üle reageerime. ja vahest on siis seal need traumaolukorrad, nagu mul on ju vägivald lapsepõlves, siis see halvatuse teema on ju, et mind ei aktsepteeritud, aga kõikide selliste emotsionaalsete reageerimiste taga ei ole traumaolukorrad ja neid saab vabalt muuta sellise väljakutsega ka.
et veel ma panin siia ühe teema sotsiaalsus, ülialasotsiaalsus, mina olen näiteks mõlemas ära käinud. enamasti on seda ülisotsiaalsust siis, noh, me book ime kõik oma päevad täis, hommikust õhtuni, varahommikust hilisõhtuni book ime täis. meil ei ole aega, aga tegelikult on see hirm iseenda ees, selle sisu ees. me kardame iseendaga üksi jääda, mõtiskleda siis, uurida, mis siin enda sees toimub. ja siis me siis sõidame jälle endast üle just. ja üks lause on siin väga hea. kui sa ütled kogu aeg, et sul on kiire, siis see tähendab, et sa kohe kindlasti ei vali absoluutselt ennast. minu lause oli see. ja alasotsiaalsus, no see on vist ka juba väga hästi meil tuntud, et kui sa ei käi üldse väljas, kui sa ei käi isegi õues, meil noored ei taha eriti õues käia, istuvad arvutis on ju, või siis ei julge minna nagu üritustele, hakkad nagu kartma ja kahtlema, et kas ma ikka kõlban. näiteks väga empaatilised inimesed ei taha väga käia üritustel, sest neil tekib see, nad tunnevad nagu teise inimese energiat ja nad ei oska seda ennast kaitsta, siis väsitavad seal suurtel üritustel ennast ära. ja kuna mulle meeldib väga energiatega töötada ja jälgida oma energiat, siis et kui kellelgi siin minu väljakutsesse tulles on sellised teemad, ma saan jagada siis nippe ja mõtteid, kuidas sa saad hoida oma energiat. tegelikult kui sa jälgid, kui sa oskad neid jälgida, kuidas sul miski kuskil toimub, siis sa saad ka ennast kaitsta, kui on vaja. ja saad nagu neid asju muuta. sa saad ikkagi minna sinna välja, et jah, nii, nüüd ma läksin natuke kõrvale teemast. jah, et tegelikult siin on hästi palju punkte, igalühel on igapäevateemad väga-väga erinevad, väga palju erinevaid asju on. et aga põhiline, et kõik need endast ülesõitmised tekitavad siis meie hinge rahulolematust. Need on lahendamata teemad, millega me siis sõidame endale kogu aeg sisse. ja ma loen siit slaidi, et mis ma peaks veel. ja iga päev sa siis siin valid selle ühe teema oma elust selles väljakutses, kus sa siis endast üle sõidad, kus sa lased enda piire ületada või mida sa oleksid saanud nagu teha nii, et sul oleks kergem, mitte see väsimus, mitte see rahulolematus ja ja, ja see, kui sa siis valid selle asja, me hakkame seda ära muutma, sest probleemil on alati lahendus olemas, aga sinu alateadvus veel ei tea seda. kui sa sellega ei tegele, siis sa ei tea mitte kunagi, milline pisiasi su igas päevas võib olla sinu suure soovi blokeerija. vot siin on selle väljakutse võluvägi, et kui sa igapäevaselt oma pisiasjades ei vali ennast, siis sa võid blokeerida väga palju sellist õnne ja rahulolu ja paremasse kohta jõudmist oma elus. sellepärast ma teengi teist korda veel selle väljakutse, ma tahan ennast ka paremasse kohta viia ja mina räägin teile iga päev ka oma loo ära, mis mina enda juures avastasin. kogemuste jagamine on meeletu väega, seal on meie elu energia. kogemuste jagamine vabastab jagajat, on ju, kui tal on mingisugune raske teema ja kogemuste jagamine ühendab inimesi, sellepärast et meil on üsna sarnased kannatused ja kogemused ja, ja kogemuste jagamine õpetab meile, et
et näed, tema teeb niimoodi, et mina saan ka või temal õnnestus nagu see asi, järelikult mina saan ka, on ju. et kogemused on väga väärtuslikud, see on meie eluvägi, elujõud. ja, ja siin on siis siis tasub veel väljakutsele tulla, kui sa tahad oma järjepidevust harjutada. Et harjutame koos. Kui ma praegu üksinda seda tegema hakkaks, siis ma tean juba, et mul on detsembri alguses paar päeva vaja terve päev Tallinnas olla. Ja kui ma üksi teeks, siis ma tõenäoliselt jätaks need päevad vahele. Aga kui mul on grupp, kellega koos seda teha, siis ma lihtsalt teen selle ära ja ma saan selle 21 päeva täis. Miks 21 päeva? Sest meie alateadvus salvestab uue käitumismustri miinimum 21 päevaga. Et siin me oleme ka väga algelised, võiks ju hakata kohe salvestama, onju. Aga jah, sellepärast, et mustrid on nii vanad ja nii ammu tekkinud. Enamik meie käitumismustreid on loodud lapsena, lapse olukorrast, lapse vaatest. Ja nüüd sa ei saa muud moodi hakata uutmoodi käituma, kui sa seda ei muuda. Ja selle jaoks on vaja sa oled pikalt nende vanade mustritega elanud ja on pikemat aega vaja siis harjutada probleemile ise lahendusi otsima. Sest kui sina ei otsi sellele probleemile lahendust, siis su alateadvus ei tea, kuidas sa tegelikult võiksid ja saaksid paremini elada. Ma loodan, et ma nüüd teise slaidi juurde rääkisin kõik ära. See ka, kui olukord, millega sa tegeled, on aktiivne, ma loen maha kohe, aktiivne ja värske, siis on võimalik selle taga olevat energiat ja piirangut muuta. Aga et sellepärast ka see peaks väga hästi töötama, et jah, saab neid vanemaid teemasid, aga kui ta on just praegu sul nagu üles tõusnud ja sa hakkad selle peale mõtisklema, siis sul on väga suur võimalus see ümber endas programmeerida. Sa näitad jah, selle oma alateadvusele, et näe, nii saab ka. Ja nii on tegelikult palju kergem, kui sa enne mõtlesid, on ju. jah, nüüd mul on siin küsimus. Siin on nii, teid on nii vähe, et järelvaatajad võivad ka siis mulle ikkagi meili peale kirjutada, et ma küsisin hoopis vastupidise küsimuse siia, et kas siin on üldse kedagi, on ju, et kes absoluutselt ühtegi päeva oma elust ei sõida oma piiridest üle. Ei ole, on ju. Ma ei tea, inimestena me vist ei saagi seda üldse. jah, et ikkagi on need piirid, et siis kui sul on see ülesõitmise koht, sa näed, siis see on nagu sinule see väljakutse. sa saad oma mõttemaailma muuta. ja me teeme seda kirjalikult. teeme seda kirjalikult, sest alateadvus ja käeline tegevus on ühendatud. Kui sa tahad, see on nüüd natuke kõrvaline jutt, kui sa tahad midagi meenutada, mida sa ei mäleta, hakka sellest kirjutama, sa saad selle asja kätte. Ja küsimustele saad vastused ka kätte, kui sa kirjutad. Kui sa ei ole kirjutaja, siis väljakutsel ei pea rohkem kirjutama kui üks lause, seal on sinu lugu taga. See ei ole üldse oluline, kui palju sa kirjutad, aga kas või üks lause, sellepärast et sa tegeled sellega, meie meeled ju salvestavad õudselt hästi seda infot. sa näed seda probleemi, sa näed, kui sa kirjutad. kui sa mõtled, siis sa ei näe probleemi, aga nüüd, kui sa paberile kirjutad, siis sa näed probleemi. ja kui sa tegeled emotsioonidega, no seda ma räägin ka, kui mingi emotsioonide teema tuleb, et ma tegelikult ootan väga, et me hakkame nagu grupis ka jagama, et see on palju, see on väga-väga äge kasvamine kõigile.
et kui sa veel loed ette, kui sa tõesti kirjutad välja ja sa loed endale ette, siis su sisemine laps saab kuuldud. et see on väga suur emotsioonide vabastamise protsess. Kui su sisemine laps saab nagu nähtud ja kuuldud, su probleem saab nähtud ja kuuldud, siis on võimalus vabaneda ja hakata parema elu poole minema. Kirjalik töö on hästi oluline. Suuliselt, ma ei tea, ma tõesti ei saa lubada seda, et toimib jälle kärbes. nii, on nüüd küsimusi või mõtteid? Panen, vabandust, uue. Heidil on siin, mul on selle õpitud abitusega pinnal ka see, et ei näe lihtsalt lahendusi, lihtsalt ei näe. Ja ongi kõik need endast ülesõitmise kohad. Me nagu keskendume probleemidele kõikides nendes kohtades, mis ma rääkisin, ja kindlasti lisaks on sul endal ka veel rohkem neid. Ma tõin siia mõned ainult, et kui me keskendume probleemidele, siis me olemegi nagu silmaklappidega hobused ja me lihtsalt ei näegi lahendust. Et see tuleb välja mõelda ja nüüd see osa, selle slaidi peal on see väljamõtlemise koht. Kui probleem on endast välja kirjutatud ja seda on nüüd uuritud ja vaadatud, siis sa hakkad seda probleemi muutma nii, et kuidas sa saaksid nii, et sa valid ennast, on ju. Kirjuta olukord selliseks, kus sa valid ennast, sest kui sa ennast valid, siis sa aitad ka oma ümberkaudseid, eriti oma lapsi. Nemad õpivad ka ennast valima. Su mees õpib iseseisvama olema, ülemus õpib ka ära selle, et ta ei pea traktoriga sinust üle sõitma ja sõbrad saavad selgeks selle, et sa oled inimene, on ju, mitte mingisugune kuulamismasin. Et sa aitad sellega kõiki inimesi, kui sa valid ennast. Ja siin on üks äge võti, et ära piirdu oma praeguste võimaluste piiridega. Et kui sa hakkad mõtlema, mul ei ole raha, mul auto ei tööta, mul ei ole seda, teist ja kolmandat, et ma kirjutan nüüd vastuseks selle, mis järgi jäi. Et siis sa ei avarda tegelikult midagi, sa ei muuda mitte midagi. Et siin tuleb ikkagi minna muinasjutu peale välja. Mina olen muinasjuttude armastaja. Ja mõelda sellele, et millest sa unistad. Vabandust. Millest sa unistad? Kui su elu oleks muinasjutt, milline see olukord siis välja näeks? Mida su hing päriselt on alati ehk juba lapsest peale siin elus soovinud? Mina mäletan küll oma unistusi lapsena. Meie elu on kõik meie lapsepõlve kirjutatud. Et ma ei unistanud kunagi, et oi, oleks mul mingisugune jumalaga vaene mees, kes vedeleb diivanil ja joob õlut ja ma ei tea mida. Kas me unistame sellest? Aga miks meil praegu see on? Ei tea, on ju. Lapsena sa unistasid ikka, et oi, tuleb prints valgel hobusel või kuningas on ju. Ma lähen ikka nii pilvedesse. Et mõtle nende unistuste peale. Kuidas sa päriselt tahad elada? Milline töö sul võiks olla? Kui palju raha sul võiks olla? Mis iganes sul on. Ära piirdu mitte millegagi. Kui su meeled näevad seda, kui õnnelik sa oled, seda kirjutades. Kui su meeled näevad neid lauseid, kuidas sa oma igapäevateemasid nagu muudad, siis ta ise, see alateadvus hakkab ise otsima sinna teed, sest ta näeb, et sinu rahulolematusest saab mingisugune rahulolu või selline isegi õnnelik olek. Et see ongi see tee rajamine, see mõtete muutmine. Et kui sa ise seda välja ei mõtle, mida sa tahad, kui sa ise talle ei ütle siia sisse, ei ütle seda, mida sa tahad, siis sa ei saagi sinna suunduda. Et seda me teeme selles väljakutses. Ja üks minu lemmiklauseid.
kõik, millest lapsena oled unistanud, suudad sa siin elus teostada. mina unistasin muinasjutulisest elust. mina olen unistanud alati maagiast ja minul see ka on. sest kui ma selles füüsilises kuubikus olin, siis mul ei olnud ettekujutustki, et energia tuleb on ju kätest, ma saan reikit teha. mis asi? see oli minu jaoks ikka alguses täiesti maagiline, onju. või siis see, et ma räägin siin energiatest. nüüd on see juba natuke rohkem levinud, aga kui ma need asjad kõik nagu olen endale omandanud, siis alguses oli see minu jaoks täielik muinasjutt ja maagia. nii et ma tõesti olen oma muinasjutu ellu viinud. ja kui mina seda suudan, ma olen täitsa tavaline inimene, täitsa tavaline. oma hirmude, oma valudega, oma jamadega, siis suudavad seda absoluutselt kõik inimesed. no päriselt. nii. nüüd ma lähen järgmise slaidi peale, sest see pole veel kõik. see on küll selle 21 päeva väljakutse siis põhiteema, 21 päeva siis vaatame iga päev oma jamasid. eelmine aasta ma vist valisin mõnikord isegi 2. näiteks kui ma olin ikka ägedasti vihastunud, siis ma tegin kohe ka suure töö endaga ära. noh, see on mu lemmiktegevus, et saab need emotsioonid endast lahti. aga põhiline on ikkagi, et vähemalt sa selle ühe leiad. ja siis natuke tegeled sellega, et sa õpidki seda kõike analüüsima ja seda uut mõtlemist endasse panema. nii, vaatame, mis järgmine on. lisaks, kuna inimestel tekivad hirmud muutuste ees, siis ma teen 4 rännakut, mis on meie muutuste takistusteks. siin on nüüd 4 seda põhiasja, aga iga asja all on veel mingi 4-5 seda mõtet ja lauset. kui ma need rännakud valmis teen, mul on üks juba sisse loetud, ma ei tea, millal ma järgmised sisse saan lugeda. ma loodan, et see köha mul hullemaks ei lähe. et kui me Facebooki gruppi koguneme, siis ma hakkan neid teile panema. kes tahab siis tõesti nende hirmudega tegeleda, et nende edasiliikumise ja muutuse hirmudega, et siis saab tegeleda. ja mina siis olen selle rännaku ise loonud. eelmisel talvel ma jäin hästi-hästi haigeks ja 1,5 kuud ma nagu põhimõtteliselt jälle ei saanud hingata, oli jälle lõõrid niimoodi kinni. ja siis ma küsisin oma surnud vanematelt abi. ma suhtlen nende kõrgematega ikka ja hingedega. äkki koostöö käib, on ju. sest kui ma tervendan ennast, siis ma parandan ka nende seisukorda. ja siis nad tulevad hästi appi ja ma sain hästi lihtsa vastuse sealt. no see lihtne vastus mind väga palju ei aidanud, aga see pani mu aju tööle. see ongi see vaimse osa ja füüsilise osa koostöö. et me oleme füüsiliselt palju asju õppinud, aga kui me klammerdume teiste inimeste antud õpetustesse ja seda enda vaimset siis tarkust ei jälgi, siis see ei ole nagu meie oma. ja ma ehitasin sellega endale selle siis vaimse osaga ja siis enda tarkusega, mis ma kõik kogunud olen. 25-minutilise meditatsiooni ja 1,5 kuud olid ma selles astmaatilises köhas olnud, ehk siis bronhiit või astmaatiline bronhiit või mis see oli. nii et ma köisin ennast hingetuks, ma olin nii läbi omadega, ja mul läks 4 õhtut. 4 õhtut ma kuulasin seda kopsu ja rindkere meditatsiooni või rännakut, on ju. meditatsioon mulle ei meeldi eriti öelda. ja ma sain oma hingamisi tagasi, ma peangi seda endale nüüd tegema. täna alles tuli see kõha.
et see on mul tegelikult saadaval ka kodulehel. Saad tasuta videot vaadata ja siis 40 € selle rännaku osta. See tegeleb kõikide emotsioonidega, mis meil on siis südamega seotud ja mis meil on kopsudega seotud. Vanemliku armastusega, sest kui meil on armastuse puudus, kui meil on suhted sassis, siis meil on vanemliku armastuse puudus. Ja seda me millegipärast täiskasvanu otsime siis oma partnerilt. Partner ei ole võimeline andma meile vanemlikku armastust. Ja sealt tuleb meile siis see asi, et meie suhted on pekkis. Me ootame midagi, mis on nagu võimatu. See on vastastikune, see teema on meestel ka. Et selle meditatsiooni jälle ütlesin rännaku sees, mis mul kodulehel nüüd üleval on, et selle sees on see vanemliku armastuse tervendamine. Et see on nagu väga, väga äge tööriist. Ja siin te saate siis 4 tööriista. Noh, kui kodulehel on mul see üks tööriist on siis 40 €, siis selle lehe peal on juba 160 €. Et väga väärt kaup. Selline boonus siis siin. Ja see pole veel kõik. Kui see 21-päevane väljakutse oleks siis see soovide täitumise väljakutse, mis ma jaanuaris tegin endale ja nüüd ma teen jälle, see on nagu i-täpp on ju, et sealt punkt seal i otsas. Et kõigepealt me tegeleme siis probleemidest lahenduste leidmisega. Ja nüüd me tuleme lahendustest siis oma soovide täitumiseni. Ja siis me räägime seal, et ma räägin teile, kuidas siis päästab meid meie eelmise aasta ülevaatamine. Sest me edeneme iga aastaga mega palju ja millegipärast, kui me seda endale kirja ei pane, siis me arvame, et me pole nagu enda jaoks mitte midagi ära teinud. Ja me võtame endalt eluenergia ära sellega. Et tegelikult see on ja tekitame rahulolematuse ka, kui me ei vaata tagasi seda, mida me oleme saavutanud. Ja saavutus ei ole ainult see, et ma ei tea, ma käisin mägedes ja ronisin mäkke või ma ei tea. No head asjad ainult ei ole saavutused. Ka need asjad, mis on sul pekki läinud, need tasub kirja panna. Sest iga pekki läinud asi viib sind mingisuguse uue jumalast püssi asjani. Et kõik, mis meie elus siis ära lõpeb, viib meid mingisuguse uueni. Et kui sa ei ole kirja pannud oma igakuiseid siis selle aasta jaanuarist, veebruarist, mingisuguseid väikseid märksõnu, et tasub täitsa kirja panna, mis sul toimunud on, et selle ülevaatamine on nii vääkas. Et me mäletame neid raskeid hetki, aga edenemise me unustame ära. Ja jah, et seda tasuks nagu võtta tõsisemalt. Ja jah, mul on siin üks lause veel, et selleks, et elus end raskustest välja tõsta, on vaja nendele keskendumine lõpetada. Aga mitte niisama siis, aga leida just see lahendus nendele raskustele, et ma niisama ei saa seda lõpetada. Ja näha ka oma siis minevikus tehtud edusamme, sest see on soovide täitumise juurpõhjus ja alguspunkt. Et sa oled tänulik, et sa oled juba täitnud nii palju oma unistusi ja soove. Mina oleks võinud ju ka samamoodi edasi elada seda, ma ei tea, joodiku elu, nii nagu mul lapsepõlves oli. Oleks võinud olla vihane. Ma ei tea, oleks lasknud ennast peksta.
aga ma ei valinud nii ja ma olen õudselt tänulik selle üle, et ma otsustasin muuta, et see tänulikkus ja enda tunnustamine, millega sa siin elus oled hakkama saanud, see annab sinule rahulolu ja see rahulolu tõstab su elu energiat ja elu energia on see, mida sul on ju vaja elamiseks. jah, ja siis me räägime soovide sügavale viimisest. Miks mul on sügavale kirjutatud paksult, sellepärast kui ma suvel tegin unekursust, siis mina olen see, et kui ma midagi teen, siis ma õpin ise koos teistega. ma ei tunne, et ma olen mingi hull õpetaja. ikka veel ei tunne. et siis me läbisime neid unekehasid, et meil on veel, veel neid kehasid, mitte ainult see füüsiline. ja siis teine keha on meie eeterkeha, kust kaudu siis, kust tulevad meile meie emotsioonid, see on meie emotsioonide kodu, meie alateadvuse kodu ja see on ka meie siis soovide ankurdamise kodu, et seal ma räägin teile sellest, kuidas soove endasse ankurdada. ja just see sügavamale viimine, ja miks siis neid, miks siis need soovid ei täitu. ja, ja siis unistame, loome uut elu. et kui me ei, seda õpetas mulle terapeut 3 aastat tagasi. ma hakkasin 3 aastat tagasi tegema meelevideot. et mida ma tahan oma elult nüüd on ju tulevikus, järgmine aasta, mida ma tahan. ma panen sinna oma sõprade pilte või videosid, mis me oleme koos teinud, oma lapsed, oma pere. energiatööst mingisugused sädelevad pildid, rahapildi panen ja siis kirjutan oma neid mõtteid, onju. ja alateadvus ju armastab pilte ja ilusat seda sädelust ja siis ma vaatan seda aega, et oo, need on juba täitunud ja. aga mu sõbranna teeb A4 peale, kleebib, on ju pabereid ja kirjutab. tal on juba 3 aastat läinud kõik paberi peal täide. ja kui sa seda ei tee, sa ei saagi teada, et sa oled oma unistusi täitnud. tegelikult me leiame neid iga aasta meeletutes kogustes. et seda ma teen teiega 12 päeva. siin ei ole vaja enam midagi kirjutada, lihtsalt selline mõtteaine neile, et kes tahab seda soovide soovimist siis või oma ellu tuua nagu rohkem seda rahulolu, et siis on see väga-väga hea. ma olen nüüd sorinal, vurinal kõik slaidid ära rääkinud, aga ma ei teagi, kas ma olen kõik ära rääkinud siin. ja see on siis nagu täiuslik komplekt, on ju. oota, ma vaatan. mis on seesama, nii. et kogu see kupatus, mis ma teile nüüd ette vuristasin, on nagu täiuslik komplekt füüsilisel tasandil. me liigume, õpime sellest igapäevaprobleemist lahenduse leidma, on ju. ja see jääb millegipärast sisse, ta tõstab. mina siis üldse ei mõelnud selle peale, et ma nii tugevasti ennast siis välja tõstan sellest enne olnud olukorrast. ma ei julenud õmblemist ära lõpetada. ma mõtlesin, et mis saab siis edasi, on ju. ja, ja kui nüüd see väljakutse ära lõppes ja jaanuaris ma puhkasin, siis ma mõtlesin, et mina ei suuda enam õmmelda. ma ei suutnud lihtsalt enam endast üle sõita. ma arvan, et kui ma seda väljakutset teinud ei oleks, ma olen millegipärast kindel, siis ma ei oleks jõudnud nagu sinna. ma ei oleks oma energiasagedusi, energiat tõstnud nii kõrgele, oma piire tõstnud
et ma oleks jälle hakanud õmblema. Ja ma suutsin valida tänu sellele välja nüüd selle uue tee. See oli, see on väga lahe. Ma õpin, see aasta olen õppinud puhkama, sest ma saan aru sellest, et kui ma ei puhka, ma ei ole tegelikult ettevõtja ajaloo jooksul üldse eriti puhanud. Mul oli see tööde tooja, kes see siis on, tarnija, oli ka selline, et temal ei ole ka üldse puhkusi, iga nädal toob uue kaubatee ära. Ja see oli nii väsitav minu jaoks, see oli nii kurnav minu jaoks, et ja nüüd ma siis jaanuaris, veebruaris, märtsis täiesti puhkasin. muidugi mul oli natuke paanika, aga tavaliselt, kui me teeme hästi suure ülemineku oma elus, siis ongi see, et tuleb see restardi koht, sa peadki nagu pausi pidama. ja ma mõistsin, et kui ma puhkan, siis peale puhkamist tuleb minusse lahendus. Et kui ma muretsen ja põen ja kogu aeg ketran siin üle, siis ei tule lahendusi. Ja minu uued kõik ideed ja see unekursus ja kõik ongi tulnud nagu peale puhkamist, peale sügavat lõõgastust, peale magamist, mis iganes, tulevad mulle need asjad, et tee nüüd seda edasi. Et ma teen nüüd seda ja siis ma teen nagu õhina ja mõnuga, et kui ma ennast suruksin kuskile, siis jah, ma ei saagi ennast suruda enam kuskile. Peale eelmise aasta väljakutset ma ei saa enam ennast suruda. Ja mulle väga meeldib see, et ma ei pressi. Et elu on ikka 1000 korda kergemaks läinud, paremaks. Et ma isegi juba naudin seda elu. Ma tõesti naudin. Ja nüüd ma jäin jälle heietama ja füüsilisel tasandil siis probleemist lahenduseni ja siis see soovide asi on see muutuste realiseerimiseni. Ja hinge tasandil, kui me endast ülesõitmisega tekitame kogu aeg rahulolematust, siis me viime siis selle rahulolematu hetke rahuloluni. Sa näed, et sul on tegelikult lahendus, sul on võimalus teistmoodi käituda. Ja siia ma panin nüüd hingetasandile selle soovide täitumiseni, on ju. Aga siin peaks ka olema, kuidas me ennast tunneme siis, kui meil soovid täituvad. Et siin võiks olla siis tunne, hingetasand ikka tunneb meil. Ja kui sa ei tunne rahulolematust, sellest ma juba rääkisin, et siis sul on väsimus, tüüpimus, tüdimus, et siis sa oled nii palju ennast alla surunud, et sa ei tunne seda hingetasandil tunnet. Vot ja selline. Ja lõpetuseks ma siis tegin sulle 3 valikut. Et sa saad liituda 3 valikuga. Ma olen siin pikemalt nendest kirjutanud. Esimene ongi see kõik, millest ma nüüd rääkisin. Esimene variant. Täpselt seesama, mida ma eelmine aasta tegin ja need rännakud on veel siin juures, neid ma eelmine aasta üldse ei tulnud selle pealegi. Et selliseid asju veel teha, see aasta ma olen juba selline asjalikum. Ja 21 € on siis kogu see komplekt, 21 päeva enesemärkamist, harjutused, mis avavad su soovid ja lahustavad takistusi, alateadvuse toetamine, kerge liikumine enda poole, rännakud muutuse hirmu vabastamiseks. Ja teine pakkumine on siis, et ma iga nädal teeks siis sellise eraldi kohtumise teiega, kus igaüks saab jagada oma lugu. Ma loen teile ette, siin ruumis me paneme enda kogemuse energia tööle. Kogemuse energia on ju väga-väga võimas. Toome nähtavale mustrid ja varjatud allikad.
vaatame, kust raskused pärinevad. kuna mina näen juba nagu enda neid suguvõsa mustreid, siis kui mina kuulen teise inimese kogemust, siis ma tajun ka seda, mis sul on seal taustal, et kui sul on vaja seda peegeldust. mõni inimene nagu saab teadlikuks siis, mina näiteks olen see, kes saab teadlikuks siis, kui ta teab seda minevikku. teine inimene vajab jälle seda, et mida ta läbi selle õpib, et tal võib-olla polegi seda minevikulugu vaja, vaid seda tulevikuvisiooni, et mis teda õpetab, et see tuleb mul intuitiivselt, kui mina kuulen sinu lugu. et ma tahan sulle pakkuda selle võimaluse, et energeetilisel tasandil on see kõik tajutav. ja, ja siis energiatest kindlasti räägin ka täpselt seda, mida ma tunnen, et sul on näiteks vaja tõesti ennast kaitsta millegi eest või sul on vaja just aru saada, et mis on sinu jaoks õige või vale. et sinu enda energia vastab sulle sellega, et siis ma saan seda asja ka sulle siis seal õpetada. ja kui meid on suur kapp, on ju, siis teen sellise ühise, siis sellise midagi sellist just, et sa saaksid oma energiatega siis aru. mul ei tule see lause väga hästi välja, tunnen ju. et kuidas siis oma energiatega töötada, et sul oleks lihtsam joonduda siis paremale teele. loodan, et see on nagu normaalne. jah, igal kohtumisel tood lauale oma teema, saad minut juhatust, mida see kogemus õpetab. no näed, mida ma peas siin mõtlen, mul on ju kirjutatud. annan sulle nippe, kuidas oma energiaga liikuda. ühine energia toetab väga sügavat nihkumist. ja see on kokkuvõttes energiatest ja kogemustest sündiv töötuba, kus igaüks saab iseenda teelt, siis iseenda teed nagu liikuma panna. ja see personaalne või individuaalne teekond, see on nagu minu unistus. minu unistus, et ma võtan selle ühe inimese ette ja ma teen temaga tööd. see on nagu täiega minu unistus ja see unistus tegelikult, ma ei tea, see ei ole rahaliselt hinnatav. no ma mingi hinna panin siia ja see hind ei tulnud peast, see tuligi sellest. see hingetee taga on sünnikaart. sealt saab väga hästi näha, mida sa siia maailma oled tulnud tooma. mida sa siin maailmas õpid, mis on sinu tugevused, mis on sinu nõrkused. et mina oma sünnikaardi läbi sain teada, et alateadvuse intuitsioon on minu teed. ja ennem ma ei teadnud sellest mitte midagi, et mina siis teadvuse tasandil toimin palju viletsamalt kui alateadvuse tasandil. tähendab, mina loen ridade vahelt ja see on nagu minu oskus. et ma just alles tegin sünnikaardi ühele tuttavale naisele, siis ta ütles küll, et vau, nii äge. ja saab ju need transiidid ka kõik vaadata ja ära, et kus kohas sa praegu oma hingeteega oled, on ju. et see on üks osa, see on ainult minu selline väike selline salajane ta oli, nüüd ta on juba üsna avalik. selline, kuidas siis näha seda inimese tausta. aga tegelikult siis vaatame siis, et mis on su peamised elukogemused, kust need pärinevad. see on täpselt nagu see number 2 on ju, aga sellega tegeleme koos individuaalselt kahekesti. varasemad mustrid, ma loen ainult sinu nagu seda, ma olen ainult sinu energias. ja nii palju, kui ma nende energiatega tegelen, ma tean, et kui sa puutud kokku inimesega, kes on lahendanud teemasid, mida sina veel lahendanud ei ole, siis on see koht, et sinus hakkavad need ka lahenema. täpselt need asjad, mis sul on vaja, ega sa
noh, kõike võib-olla me ei ole loodud nagu siia absoluutselt kõiki teemasid lahendama, mis on just nagu sinul vajalik lahendada. et meie energiat, siis meie see bioväli töötab teineteise kallal ideaalselt, veel ideaalsemalt kui see rääkimine, suhtlemine. jah, et kust need pärinevad, need elukogemused on ju ja mida need sulle siis õpetavad, kas sa juba käid oma hingeteed või on vaja leida parem ühendus, et oma südant kuulda. kuidas sinu energia tegelikult tahab liikuda. jah, see on mu lemmikteema, täitsa pekkis. see on tõesti nii huvitav, et seda on tegelikult nii kergesti näha, et kus me kulutame oma energiat ja mida me tegelikult siin elus tegema peame. Nüüd on see mulle nii lihtne, vanasti ma ei saanud sellest üldse aru. ja miks ma tunnen, et ma olen valmis seda siis teistele edastama. näiteks ma 6 aega tagasi läksin kosmeetiku juurde ja kosmeetik hakkab mulle rääkima, et issand, tead, see eelmine klient, kes ära läks, et tõmbab mu energiast tühjaks, lihtsalt hakkab mulle seda rääkima. kujutan ette, onju. ja siis ma ütlesin talle, kuule, et aga ma annan sulle 3 nagu seda mõtet, kuidas sa saad nagu enda energiat kaitsta, kui see klient sulle tuleb. ta ütles, issand, aga need on ju nii lihtsad, mul ei ole selle pealegi tulnud. et ma üldse ei ole mõelnud selle peale. me mõtleme Eesti Energia peale, aga enda energia peale me ei mõtle üldse, onju. et tegelikult on nii lihtne, kui sa nagu, juba see on hea, näed, ta nägi probleemi ja, ja ma andsin talle mõned mõtted ja tal ongi juba parem. aga see, et inimesed siis täitsa kogemata pöörduvad sellise teemaga minu poole, see näitab, et energiad on avatud, et sa saad seda, et sa oled valmis siis jagama oma tarkust. sa oled valmis nii-öelda õpetama, mulle ei meeldi ju enda kohta õpetaja öelda. jah, jah, see võib olla sinu täielik joondumise teekond ja, ja, ja sa hakkad siis, kui sa paremini oma seda hingeteed tead, siis sul on ja hakkad nagu natukesegi selles suunas paremini liikuma, siis su ellu tekivad need sünkroonsused ja sellised nagu déjà vu'd või siukesed asjad, mis näitavad, et ja sul läheb nagu palju kergemaks, sest kui me käime siis seda teed, mida meie vaimne osa või siis me ise enne sündi oleme siia valinud, siis me oleme nagu toetatud. me tõesti kõik oleme toetatud, aga kui me surume ennast sinna ühte kohta, et ma pean nagu terve elu see õmbleja olema või ma pean terve elu olema arst. Nad on iluti terve elu õpetajad, terve elu, nad on nii väsinud. inimene on nii väsinud, aga ta ei muuda midagi, sest ta nii kardab neid muutusi. miks me muutusi kardame? see on meie kehamälus, sõjad on meie kehamälus. näiteks inimesed kardavad rikkaks saada. miks me kardame rikkaks saada, sest Siberisse küüditati enamus rikkaid perekondi. tapeti ära heal järjel inimesi, see on meie vanavanemate keha kaudu meieni tulnud, me kardame seda. äkki see on alateadvuses on see hirm olemas, mis oli seal vanaemal on ju. ja täpselt samasugune hirm on meie sees ka põletamise hirm. see on kollektiivses alateadvuses sees. mina ei usu seda vaimset värki, mina ei usu seda voodoo'd, mina ei usu, et meil mingi energia on ju. ma ei usu, et ma ei tea, reiki töötab, mis iganes. see on kõik sellest, et meid põletati. see on meie keha mälus, et meid elusalt põletati. siia tuli nüüd sihuke püss otsa, et okei, ju siis kellelgi oli seda vaja teada. ja, ja nüüd siis seda slaidi mul ei ole, aga kuidas me edasi lähme siit, et kui sa nüüd otsustad millegiga liituda, siis
ma panen nüüd tunni aja jooksul sulle selle järelvaatamise lingi siia, saadan su meilile ja need pakkumised ka, need pikemad, mis ma sulle siin ette lugesin, mul siia need pikad pakkumised ei mahtunud. ja teate, mul sai eile e-pood alguse. mul on sulle nii palju pilla-palla, aga ma saan teile makselingi panna täitsa pekkis. uskumatu, sa said teoks. nii et teie, et kui keegi tuleb maksma teist, et siis te olete esimesed nagu sellised, kes saavad minu teenuse eest siis pangalingiga tasuda, et ma ei pea teile arveid nagu näpuga toksima. kuigi mul on juba see süsteem selge. nii et ma panen sinna selle, et kui te lähete väljakutset valima, siis te satute minu e-poodi sellele väljakutse lehele, mitte sellele suurele, vaid e-poodi väike. ja seal on see vali pakett vist või, et sa pead nagu linnukese panema, millise paketi sa võtad ja siis lähed panka. ja kui seal midagi ei toimi, siis kirjuta julgelt. aga siis nendele, kes veel ja, ja kui on makstud, ma saadan sulle Facebooki grupi. me koguneme kõik Facebooki gruppi ja seal hakkab kõik töötama, toimima. et mida rutem sa liitud, seda parem, sest ma tahan, et 25. oleme juba tutvunud, et me oleme juba enam-vähem valmis. ja oleme seal üht-teist arutanud, on ju. ja ma võtan siis vastu inimesi 24-ndani, ma arvan, et 24-ndani, et sellel päeval, kui me juba väljakutsega tegeleme, sellel päeval ma enam ei võta, siis võib hakata ostma niimoodi, et sa tuled ja sa saad nagu siis selle järelvaatamise lingi, et kogu aeg tuleb sulle järelvaatamine ja siis tegeled iseseisvalt. mina olen kirjatee kaugusel või telefonikõne kaugusel, et ega ma mitte kedagi üksi ei jäta, isegi kui sa siin poole aasta pärast neid asju vaatad. mind väga huvitab eneseareng, mind väga huvitab see, kuidas sina arened. ja ma nagu tahan anda sulle seda punki juurde, et sa läheksid edasi elus. ja mis siis veel? olen ma nüüd kõik ära rääkinud või? vist küll. ma arvan, et ma olen nüüd kõik lõpuks ometi ära rääkinud. Puristasin kõik ette ja mul ei tekkinud kordagi seda nähtavuse hirmu, et oi, mida ma nüüd räägin ja mida ma nüüd teen siin. nii lahe on see. jah, siia lõppu ma panin. mul üks sõbranna saadab, tal on selline kalender, iga hommik on uued laused, siis ma võtsin selle lause sealt kalendrist, et kui ütled teistele jah, veendu, et sa ei ütleks endale ei. ja see nii hästi sobis siia. ja ma ootan siis teid väljakutsele. ja vaatame, mis me siis oma eludega teeme. igaüks saab tegeleda oma eluga ja ma olen sulle alati toeks. aitan, kui sa arvad, et sa ei saa neid lauseid endast välja või sa ei saa uusi asju muuta või nii, et mina olen olnud selles kohas, kus mina ei osanud üldse mõelda selle peale, kuidas ma saan teistmoodi mõelda. see ei ole ju võimalik, on ju. see on ju nii lihtne, aga miks ma selle peale varem ei tulnud? aga et võib-olla neid positiivseid lauseid ongi alguses raske mõelda, et ma olen täiega olemas, ma mõtlen sulle kasvõi 10 positiivset lauset sinna, sinu hea elu lauset, sa valid omale kõige õigema välja. see on minu lemmikkoht, see on minu lemmikkoht, see on nagu selline energiapall, sinu energiapall. et ma tahan su energiapalli hästi suureks saada, et see on nii võimas ja nii äge, et ära karda, et sa ei oska, ära karda, et sa ei viitsi kirjutada.
ära karda mitte midagi, lihtsalt tule, proovi, katseta, muuda oma elu ägedaks, paremaks kui praegu on. seda saab alati teha, alati saab paremaks teha, sest meie areng saab olla piiritu. Okei, kuulge, aga aitäh teile kõigile. aitäh, kes te osalesite. Karmen oli siin. Karmen, kuule, kas sina, ma ei tea, kas sa kuulad, aga sina olid minu arust Soomest. Ma panin tähele. kas sa julged rääkida või kirjutad? et nii lahe, et sa kuulamas oled. et ja Heidiga me oleme juba vanad tuttavad, et aitäh, Heidi, et sa tulid ja kuulasid ja, ja siis järelvaatajatele kindlasti kirjutage, liituge ja järelvaatajaga, et ka kindlasti ma vastan teile, ma räägin teiega, mulle meeldib personaalsus, see on nagu minu teema, sest ilma personaalsuseta pole võimalik minna sügavale. Pole võimalik ennast siis remontida. olgu, ma jään nüüd vanka. suur-suur tänu teile. aitäh sulle ka, Anne-Mai, hästi vägev oli. oli jah? Väga äge. mul on juba Ja energia nii hea, nii äge, mul on endal ka nii hea meel. tead, mul tekkis ainult üks küsimus. Kui minu jaoks on see nii põnev ja nii äge ja elevust tekitav. ma mõtlen just seda, et kas ma võin iga päev näiteks mõne uue sellise koha leida, milles ma tunnen, et minu piiridest või noh, et ma iseenda piiridest lasen üle sõita. aga mõtlen just seda, et kui ma nüüd väga hoogu lähen nüüd nendega, onju, et näiteks päevas mitu tükki leian, et see on ka okei, onju, et ja, lihtsalt siis ma lähengi näiteks 21 päeva ja sellest üle näiteks noh, iseendaga nagu töös, ja ja. mina ju ka võtsin tegelikult vahest ühes päevas 2 teemat ja siis keerasin nad positiivseks, on ju. et sa võid Ja. võtta mitu, eriti kui sa oled juba eneseareneja, et sa ei ole täitsa algaja. et ma arvan, et sinul ei tule seda muutumise hirmu sisse. et kui tuleb see, vaata, hästi kiire muutumine, vot siis võib see plokk peale tulla, siis on meil need Mhm. rännakud olemas, on ju. aga noh, ma arvan, et sinuga sellist probleemi ei ole, et sa võid vabalt 5 tükki päevas võtta, kui sul neid nii palju võtta on. see vist on, see on natuke palju, See on tegelikult ma ise palju. tunnen ka, et ikkagi igaks asjaks on vaja seda aega ja kohanemist aga ma Mhm. just pidasingi silmas jah, et näiteks üks mingi suurem teema ja näiteks mingid pisikesed asjad, et noh, neid mul leidub praegu lihtsalt hästi palju. ma tunnen, et nendega nagu tegeleda niimoodi noh, natuke hoogsamine ei olegi probleem, aga jah, et mingid suuremad teemad, mis on nagu vajavad seda aega ja protsessimist, nendega ei saa kiirustada lihtsalt. ja Nendel on see ongi oma see, see aeg. et meie, kes me tegeleme siis selle enesearenguga, me ju tahame seda läbi analüüsida. sina oled ka see tüüp, kes tahab seda mineviku tausta sealt taha, on ju. Mm -hmm. selleks, et sinna mineviku tausta jõuda, ongi vaja see analüüs ära teha ja see on ju kuramuse pikk protsess kohati. ja see tegevus ka, et kui ma praegu nagu toongi näite, et mul on see kaasanähtavuse teemas, ma tunnengi, et ma pean seda kõigepealt selles tegevuses sees olema ehk et need protsessid läbi tegema, et tuleksid järgmised asjad pinnale. et noh, jah, see koht ka nagu just. see loomulik liikumise rütm ja. nii, näed, Karmen juba läks ära, nüüd ma näen tema kirja. aitäh, mina olen Tallinnast, kiiret tervenemist. ta on vist juba ära läinud, issand, kui lahe. oli Tallinnast, mul läks sassi, ma vaatasin, et keegi liitus Soomest. võib-olla oli tema. Võib-olla ta näitas seda location'it natuke teistmoodi või vahest nagu näitab ja, millegipärast mul ja, ka, et Soome arvuti, kuigi tegelikult mul on Eestis elan juba ammu. ja, aga okei, siis tänaseks kõik, on ju. ja aitäh mul on sulle. ka. tšau.
tšauki, tšauki.